Alustame sellest, et märgime ära kavandatava lae kõrguse, milleks kasutame laserloodi, mõõdulinti, pliiatsit ja märkenööri. Mõõdame välja ja lõikame seintele kinnitatavad UD-profiilid vajaliku pikkusesse. Need profiilid on CD-profiilide joondamiseks seintel. Kinnitame UD-profiilid lamepea kruvidega FN kipsplaatseinte postprofiilide külge. Massiivseinte korral kinnitada UD-profiilid aluspinna jaoks sobivate kinnitusvahenditega, nagu näiteks naeltüüblid. Naeltüüblite vahe võib olla kuni 1 meeter. Kipsplaatseinale kinnitamise korral on kruvide vahekaugus 60 cm. Märgime kandva lae pinnale nooniusriputite asukohad. Esimene nooniusriputi võib seinast olla kõige enam 25 cm kaugusel. 2x15 mm GKF plaatkatte korral peab olema nooniusriputite vaheliseks kauguseks 75 cm ja kandeprofiilide vaheliseks kauguseks 70 cm. Kinnitame nooniusriputite vardad kiilankrute abil tähistatud kohtadesse ja painutame alla. 2x15 mm Knauf Red GKF plaatkattega lagi on üle 0,30 kN ruutmeetri kohta, mille jaoks tuleb alati kasutada jäikriputeid, et tulemus oleks stabiilne. Kinnitame nooniusriputid CD-profiili külge ning ühendame riputi varda külge selleks ette nähtud splintidega. Esimene kandeprofiil tohib olla seinast maksimaalselt 15 cm kaugusel. Enne riputi splintidega ühendamist tuleb alati kontrollida kõrgust. CD-profiilide pikisuunaliseks ühendamiseks kasutame CD-profiilide pikki jätke. Alumised paigaldusprofiilid kinnitame kandeprofiilide külge ristsidemega CD60 jaoks. Kleebime seintele UD-profiilide alla eralduslindi Trenfix. Paigaldusprofiilide vahekaugus on 400 mm. Vajaduse korral lisame karkassi peale mineraalvilla. Esimese rea kipsplaatidel lõikame ära 1,5 pikki serva. Plaadi täisnurksed otsaservad faasime 22-kraadise nurga alla. Asetame plaadid vastu profiile ja kinnitame TN-tüüpi kipsikruvidega. Keerame kruvid esimesse profiili. Kruvid ei tohi olla seinast kaugemal kui 100 mm. Kruvide vaheline kaugus võib olla 150 kuni 170 mm. Kinnitame plaadi kõikide alumiste CD-profiilide külge. Paigaldame esimese plaadikihi. Otsavuugid peavad jääma vähemalt 400 mm võrra nihkesse. Krundime faasitud servad süvakrundiga Knauf Tiefengrund. Täidame pahtliga kõik esimese plaadikihi vuugid. Vuugilint ei ole vajalik. Jätame kuivama. Paigaldame teise kihi kipsplaadid. Katame lõikeservad krundiga Knauf Tiefengrund. Pahteldame ja armeerime plaadivuugid, kruvid ja muud laeliitekohad. Laseme kuivada. Katame vuugikattelindi uue pahtlikihiga. Jätame kuivama. Kui vuugid on kuivanud, lihvime ebatasasused tasaseks. Lõikame terava noaga ära eralduslindi väljaulatuva osa. Laepind on vajadusel kogu pinna pahteldamiseks ette valmistatud.